Palun. Lugupeetud peaminister, tõepoolest siin äsja plahvatas pomm, mis puudutas USA uut julgeolekustrateegiat ja päris kõhedust tekitav on lugeda Euroopa ja Euroopa Liidu kohta käivat, tsiteerin, Euroopa majanduslik allakäik on tegelik ja tal on koguni võimalik terve tsivilisatsiooni häving. Samuti suurte Euroopat ohustavate tegevuste hulgas on näha, et Euroopa Liit ja teised rahvusvahelised ühendused kahjustavad poliitilisi vabadusi ja riikide suveräänsust, migratsioonipoliitikad, mis transformeerivad kontinendi ja loovad tohutud vastuolud ja tülid ühiskondades, vaba sõna allasurumine ja poliitilise opositsiooni allasurumine, alla käivad sünninumbrid ja rahvusliku identiteedi ja enesekindluse häving. Ja kokkuvõtteks tõdevad nad veel seda, et kas me ikka NATO lepingu kirjutasime samade rahvastega alla, kui rahvastik mõnekümne aastaga täielikult Euroopas muutub ja põliselanikke ähvardab vähemusse jäämine. Vaadates seda olukorda, siis tundub, et paljude Euroopa riikide ja USA vahelt on must kass läbi jooksnud. Teisalt on võimalik ikkagi USA-ga häid suhteid hoida, kui me oma demokraatia standardeid kõrgel hoiame, kui me ei mahita massiimmigratsiooni. Ja paljud need punktid on need, millega teie erakond tegeleb, mahitab massiimmigratsiooni, ähvardab sõnavabaduse allasurumisega. Et kuidas te selles olukorras ja uue julgeolekustrateegia raames meie suhteid näete USA-ga? Palun. Ja küll teile sobiks tegelikult preestriamet selles mõttes, et te oskate väga pühalikult kõneleda, aga kahjuks te kõnelete pühalikult väga madalatest asjadest. Igal juhul on Eesti õiguskorraga lood kehvad minu meelest, et te üldse siin olete, sellepärast et kui meil oleks õiguskord, siis ämmakapist keegi raha ei suudaks välja võluda. Aga nii ta on, selle eest kisute siin ühiskonda lihtsalt lõhki sellega, et te raiskate ära meie tähelepanu, te raiskate ära politsei ressurssi, te raiskate ära õpetajate ressurssi, te raiskate ära erinevate eluvaldkondade ressurssi lihtsalt selleks, et saaks noorte ajusid pesta ja kõikvõimalikku rumalusi teha. No korraks vaatan siin, mida siis plaanitakse jällegi, mida plaanitakse inimese õpetuse raames noortele. Seal on ilusti kirjas, bioloogilist sugu tuleb õpetada ja sotsiaalset sugu ka. Igal juhul oleks väga huvitav teada, kas teie olete ka selle ajupesuga nõus, et on olemas intersoolised inimesed ja teistsugused väljamõeldised. Aga ma tahaks jätkata ka sellega ikkagi, et te mainisite siin, õieti kiitsite takka, et Rein Veidemann maha võeti oma kohalt, et ta oli küll oma väljendustes väga leebe ja leidis, et isadepäeval ei tohiks laste ostmist eksponeerida või sellist paari. Et tuleb välja, et kiidate heaks ka Eesti Vabariigis toimuvad nii-öelda kuritegelikud tegevused, sest Eestis on laste ostmine keelatud asendusemaduse teel raha eest. Et paistab, et juriidiline haridus on ka raisku läinud. Et mida te siis arvate, kas laste ostu teema on Eestis adekvaatne ja kas seda sobib eksponeerida erinevatel viisidel või peaks see olema, või tähendab, see ongi kriminaalne Eestis, et mis siis sellest kõigest saab? Kogu sellest kupatusest, sellest ajupesust. Aitäh. Aitäh, hea istungi juhataja, lugupeetud minister. No tundub, et te vist siis valitsuse laua taga ei olnud, kui see tegevuskava vastu võeti ja tegevuskava on ju mingite eesmärkide saavutamiseks ja mingi olukorra kirjeldus, et kuhu me tahame jõuda. Või tähendab, kus me oleme ja kuhu me tahame jõuda, et sellepärast ongi tegevuskava, mis tähendab tegevusi. Ja kuna teie ministeeriumi all on kohalikud omavalitsused, siis ma arvan, oleks pidanud olema ka seal rahaline mõõdik taga, kus
ministeerium siis annab konkreetsed suunised kohalikule omavalitsusele, mida on vaja siis kas parandada või mida ei ole vaja parandada. Et nagu te ise ütlesite, et teie pole selles osas pöördutud ja siis ma saan aru, et see probleem on ise tekitatud, et me nüüd mõtlesime välja probleemi selle tähtede kombinatsiooni näol, et neid ei diskrimineeritakse, aga kui juhtub selline asi, et diskrimineeritakse neid, kes ei ole selle tähekombinatsiooni taga, näiteks Eesti mees ja Eesti naine, et kas selle Eesti meeste ja Eesti naiste diskrimineerimine saab ka kuidagi eraldi kajastatud omavalitsustes või on ta seal kuidagi juba kajastatud? Ja minu küsimus on see, et kuna kohaliku omavalitsuse all on nii koolid, sotsiaalteenus, ja see tegevuskava väga selgelt annab ülesanded koolidele ja sotsiaalosale, siis on ju vajalik, et ka Regionaal- ja Põllumajandusministeerium oleks asjaga kursis ja ma küsin, et kuidas siis tagada kaitse nendele inimestele, kes ei peitu nende tähekombinatsioonide taha? Aitäh! Ja aitäh, lugupeetud minister, te juba rääkisite ka teadlikkuse tõstmisest, aga kas siis ministeeriumil on ka eesmärk kaardistada olemasolev olukord, et siis oleks adekvaatne arusaam olukorrast, milles me üldse asume. Et ilma sellise baastaseme kaardistuseta puudub ju võrdluspunkt LGBTIQ seksuaalide tegevuskava tulemuste hindamisel, et kas olukord on tegelikult paranenud, halvenenud või jäänud muutumatuks. Seetõttu soovin küsida, et kas siis ministeerium plaanib kehtestada mingid mõõdikud, viia läbi üleriigiline kaardistamine, KOV-põhise algtaseme uuringu, et nii riigil kui ka omavalitsusel oleks selge ülevaade LGBTIQ seksuaalide tegelikust olukorrast, vajadustest ja kitsaskohtadest ja kas ka teine küsimus, et kas ministeerium kavatseb koostada KOV-idele ühtseid juhised andmete kogumiseks, raporteerimiseks, et tagada mõõdikute võrreldavus üle Eesti ning vältida olukorda, kus erinevad omavalitsused kasutavad eri metoodikaid. Aitäh! Evelin Poolamets, palun. Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea minister. Hiljuti kinnitas valitsus LGBTIQ seksuaalide edendamise tegevuskava 2025–2030. Tegevuskava eesmärk on suurendada eri valdkondade koostööd ja tagada LGBTIQ seksuaalidele võrdsed võimalused eneseteostuseks ning tagada toetav keskkond olenemata nende sooidentiteedist, sootunnusest või seksuaalsest sättumusest. Eraldi tähelepanu pööratakse transseksuaalide heaolule, et see on väljavõte ministeeriumi lehekülje pealt. Aga seksuaalide tegevuskava seab mitmetes valdkondades ootusi, mille elluviimisel on kohalikel omavalitsustel väga oluline roll, eriti hariduses, sotsiaalhoolekandes ja ennetustöös. Kava näeb ette tegevusi nagu LGBTIQ seksuaalide teemalised koolikeskkonnaküsitlused, õpetajate ja sotsiaaltöötajate pädevuse tõstmine, ligipääsu parandamine kohalikele teenustele ning kogukondade kaasamine. Samas ei ole kava kaasas eraldi rahastusmehhanisme, mis tähendab, et omavalitsused peaksid leidma ressurssi oma olemasolevatest eelarveridadest, mis on paljudes KOV-ides juba praegugi pingelised. Arvestades, et LGBTIQ seksuaalide tegevuskava edukus sõltub väga palju kohalikust tasandist, aga KOV-idel võivad olla piiratud nii raha, inimressurss kui ka pädevus, siis minu küsimus on, kuidas kavatseb ministeerium toetada kohalikke omavalitsusi LGBTIQ seksuaalide tegevuskava praktilisel elluviimisel? Aitäh! Palun. Ei sõida nurga tagant teerull välja, teerull sõidab täiesti ilusti valitsuse hoone peaväravast välja ja ise kehtestate seda, et meil siin hiljuti oli Postimehes tehti üleskutse teha kultuurisajas vaherahu, aga teie ju ei tee seda vaherahu.
Teie ju teete kogu aeg sõjakuulutusi normaalsusele ja noh, diskrimineerimine tuleneb meie põhiseadusest, aga diskrimineerimisega tegelevadki ju meil need, kes ennast nimetavad liberaaldemokraatideks ja sallivuslasteks. Ise ütlesid praegu, et me ei peaks siin tegelema selle arutamisega, kes on sobiv ja kes kus tohib töötada. Halloo! Te võtsite eile Rein Veidemanni maha ERR-i nõukogu esimehe koha pealt, sest tema ei sobinud sinna töötama, sest tema sobivus ei kõlvanud liberaalsele, agressiivsele äärmusideoloogia kehtestavale seltskonnale, kes praegu Eestis märatseb, ehk teie valitsus. Ehk siis Istanbuli konventsioon, mille denonsseerimist me taotleme, küllap tuleb varsti Riigikogusse see petitsioon arutelule ka, kohustab Eestit vastu võtma seda samast äärmuslikku tegevuskava haigete ideoloogiate peale surumist nii koolides, vanglates, politseile, kohalikule omavalitsusele, sotsiaalvaldkonnale, kohustab sinna raha andma, eks ole. Teie rõõmsalt teete selle ära. Ja nüüd me näeme tegelikult, mida see praktikas tähendab. See tähendab praktikas seda, et mitte mingisugust sallivust ei ole, mitte mingisugust sellist juttugi ei ole, et me ei taha tegeleda sellega, et kes sobib ja kes ei sobi. Kes ei sobi, sellel võetakse pea maha. Nägime seda eile õhtul ERR-i nõukogu koosolekul. Ja diskrimineerimisega tegelete teie. Mul lihtne küsimus, et aga miks te siis oma sõnade järgi ei ela? Miks te siis kiusate taga ja diskrimineerite ja ahistate ja ründate inimesi, kes teie äärmusideoloogia kehtestamisega on eriarvamusel ehk ei ole sellega nõus? No lootus sureb viimasena. Ja valitsus võttis mõne nädala eest vastu selle, mida ta ise nimetas LGBTIQ tegevuskavaks ja tegemist on siis üle kõikide valdkondade suure ja pikaajalise plaaniga Eesti ühiskonna väärastamiseks. Seda oli mõeldud ja midagi siin öelda ei ole, me kõik teame seda teie ideoloogiat, kui asi on perversne, siis see Reformierakonnale meeldib, seda tuleb rahastada, seda tuleb pähe määrida inimestele, aga nüüd on siis võetud valitsus vastu selline ametlik poliitiline jõuõlg, millega hakatakse ühiskonda väärastama tõesti näiteks ühiskonnas nii põhikoolis kui gümnaasiumis ajalootunnid, inimõpetuse tunnid, ühiskonnaõpetuse tunnid hakkavad siis selgitama, kuidas erinevad perversused, seksuaalvähemused on tegelikult normaalne ja tore asi ja hakatakse õpilastele seletama, kuidas nad ka tegelikult võib-olla ei olegi päris normaalsed. Loomulikult on seal juures siis kohalikel omavalitsustel kohustuslik, vähemalt kord aastas kohustuslik koolitus läbi viia oma ametnikele, et nad edendaksid ikka seda transsoolisuse ja kvääri asja. Siis on meil sisejulgeoleku valdkond, kus on kohustuslik plaan õpetada siis julgeolekuasutusi, kuidas paremini ära tunda foobikuid, sest meil muud kuritegevust enam ei ole, millega võidelda, siis on vaja foobikuid hakata taga ajama ja vangi panema. Vanglatele on ette nähtud eraldi tegevusplaan, me kõik teame, mida see tähendab. See tähendab seda, et pervertidest meesvangid saavad ennast lasta naisvangide hulka panna, et saaks vägistamisega tegeleda, kuna nad ennast ise naisteks peavad. Sotsiaalvaldkonnas siis suunatakse kogu raha ja kogu tähelepanu igasuguses psühholoogilises nõustamises niimoodi, et seda hakatakse tegema läbi äärmusliku, loomuvastase ja loodusseadusi eitava ehk teadusvastase sellise radikaalse agenda jõustamise. Mul lihtne küsimus, et kas peaministri arvates on Eestis vaesus likvideeritud ja õpetajate puudus on lahendatud, palgamured ka? Kas avalik kord on meil nii hästi, et meil petukõnesid enam ei toimu, et nüüd on valitsusel siis aega tegeleda ka nende asjadega, ühiskonna äärmusideoloogia täielikel äärealadel olevate pisikeste marginaalide peale surumisega meile kõigile teistele? Aitäh!